Tere ilusat esmaspäeva hommikut. Mina Liina Vetik jagamas mõtteid edukuse, ettevõtluse ja mõtteviisi muudatuste teemadel. Ja täna on mul sulle üks põnev teema. Tõenäoliselt oled ka sina kuulnud, et edu nõuab sinult ohverdusi. Vot tänases videos räägin ma sulle sellest, mis on need ohverdused. Aga need ei ole need asjad, mida sina arvad tõenäoliselt, et need on. Enamjaolt meis on uskumus, et kui me tahame edukad olla, siis me peame ohverdama oma aega, oma raha, oma suhteid ja võib-olla ka oma tervist. Ja tihtipeale me näeme ka kinnitust sellele, et nii see on, eks. Tegelikult see ei ole see. Aga kust see mõtlemine tuleb, on see, et meile söödetakse seda hommikusöögi alla, hommikusöögi peale kogu aeg ette. Pluss me oleme kasvanud süsteemis, kus see ongi olnud normaalsus. Kui sa tahad olla lapsena tublim laps, siis sa pead tegema mida? Pingutama, on ju. Siis sa pead rohkem vaeva nägema, siis sa pead rohkem õppima, mis justkui kõike seda tähendab, on ju. Ma pean loobuma sõpradega koos olemisest, väljas käimisest, lõbutsemisest ja kõigest muust selle nimel, et olla nagu parem inimene, ütleme siis niimoodi, edukam, on ju. Ja me oleme selles niivõrd üles kasvanud. Pluss ettevõtluses, suured ettevõtluskulud, hustle and grind, on ju, näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Ja neid erinevaid väljendeid on palju ja siis meil ongi tugev uskumus ka filmidest, seriaalidest, et kui sa oled edukas, siis sul tõenäoliselt on suhted sassis või siis sa oled jumala haige ja siis maksad selle rahaga, mis sa oled omale loonud, näiteks maksad oma tervist kinni. Jah? Aga tuleme nüüd sellest nii-öelda kõik see pilt, mis meil on pähe pandud, pähe loodud ja mis meie alateaduses automaadi peal pilli mängib, on ju. Tuleme nüüd sellest välja ja mõtleme korraks maailma edukaimate inimeste peale. Noh, ma mõtlen inimeste peale, kellel justkui tundub olevat kõike. Neil on suhted, neil on perekonnad, neil on materiaalne heaolu, kes iganes mis tasemel. Nad reisivad, nad on terved, tunduvad nagu nii fit ja neil on aega golfi mängida ja inimestega suhelda ja kõike. Ja siis nende puhul nagu jääb tunne, et aga nemad nagu peaaegu nagu ei teegi tööd või? Aga mis nemad siis teisiti teevad? Ja sellepärast ongi, et see, mida meie arvame siin keskklass ja veel enam vaesklass, ei oska sellest välja tulla. Meie arvame, et me peame kõike seda nii-öelda endast andma. See on see lineaarne mõtlemine. Aga need inimesed, kes on see nii-öelda maailmaklass, nimetagem siis neid niimoodi, nemad mõtlevad eelkõige teisiti. Nad mõtlevad võimendatult, nad mõtlevad süsteemselt, nad mõtlevad varadele, kui me räägime ettevõtluskontekstis. Ja see on see väga suur erinevus. Eks? Ja mis on siis see, mida see edu meilt päriselt nõuab? See on eelkõige sinu kui isiksuse sisemine muutus. See on sinu käitumise muutus. See on sinu riskitaluvus võib-olla, julgus võtta riske. See on kõike muud kui see lineaarne tegutsemine ja rohkem nii-öelda endast andmine. Ja siis me mõtleme, miks me oleme läbi põlenud ja tulemusi ei tule. Noh, võtame stsenaariumi, et sa oled ettevõtja, kus sul ei ole päevas rohkem neid tunde, et saaks kõike seda teha, mida justkui on vaja teha. Keegi peab ju tegema. Nii, kliente on vaja teenindada, turundust on vaja teha, raamatupidamist on vaja teha ja nii edasi. Ja siis, kus see kodu veel jääb ja kus need siis lapsed veel ümberringi on ja abikaasa vajab ka tähelepanu ja mida kõike veel, kus see siis tuleb? Ei ole päevas rohkem neid tunde, jah? Üks oluline muutus, sisemine muutus, mida edu nõuab,
mis on see sacrifice, see ohverdus sinus, on lasta lahti sellest endisest minapildist ja muutuda näiteks inimeseks, kes küsib abi. Võtta vastu abi ja lasta lahti kõikidest uskumustest ja põhjendustest oma peas, miks ma ei saa. Ja võtta see risk enda jaoks, mis iganes see sinu jaoks tähendab. Küsida. Üks suurimaid asju, mida me ei tee, on me ei küsi abi, sest meil on mugavustsoon mitte abi küsida. Meil on mugavustsoon olla selles, et ei, mina ei pöördu selle või tolle inimese poole, sellepärast et ma ei tea, mis sealt vastu tuleb. Me tunneme ebamugavust selle ees, mida me ei tea. Ja siis meil on hirmud, eks me hoiame kinni nendest hirmudest. Üks ohverdusi, mida edu nõuab, on sinul lasta lahti nendest hirmudest ja minna sinna usaldusse, et minuga ei juhtu mitte midagi. Või siis, kui juhtubki, ma tulen sellest välja. Võtta see risk. Oletame, et sa oled olukorras, kus sa oled poole kohaga näiteks veel palgatööl ja sul on mõte, et tahaks täiskohaga ettevõtjaks saada. Aga selleks, et saada täiskohaga ettevõtjaks, vajan ma omale natukenegi sissetulekut juurde, ja selleks oleks vaja kliente. Ja oletame, et sinu sees on ka teadmine selleks, et vaja kliente, pean ma inimestele ennast avama, panema ennast välja, võtma selle riski ja rääkima, mida ma päriselt teen. Ja miks mitte seda teha siis näiteks oma Facebooki seinal esimese asjana, Ja me ei tee seda, sellepärast, et meil on hirmud, mis siis saab, äkki tuleb tööandja ja näeb seda ja ütleb, Liina, no nii, sinuga on nüüd siis sellised lood, jah? Ja mis see siis iganes meie peas kaasa toob meile. Me ei ole valmis võtma seda riski, aga selleks, et jõuda sinna, sa tahad seda ajalist vabadust, sa tahad seda asukoha vabadust, sa tahad seda vabadust ise teha, oma asja luua. See eeldab seda muutust enda sees, et ma olen valmis võtma vastu selle riski. See on see ohverdus. Mitte rohkem tööd. Mitte rohkem tööd, vaid ma pakun, ma panen ennast välja. Oletame, et sa oled, juba teed oma asja, ja soovid saada rohkem kliente, eks. Oled teinud kliendile pakkumise, aga pole saanud vastust. Ja siis sa mõtled endamisi, mis ta küll mõtleb, kaua ta mõtleb, issand, äkki ta ei tahagi tulla, oot, aga äkki ikkagi on nii, oi, nii ei, peaks küsima, ei, ma veel ei küsi, äkki on liiga vara, 2 päeva on möödas, nädal aega on möödas, 2 nädalat on möödas, kas ikka on, nüüd on vist liiga hilja juba, ei, no ma ei teagi, mis see klient mõtleb. Sa hoiad ennast selles mõtte ja energeetilises virvarris selle asemel, et lihtsalt ära küsida, saada see vastus ja liikuda eluga edasi. Võtta see risk, saada ei. Aga me ei tee seda, sest me kardame. Oletame, et sa oled oma ettevõttega olukorras, kus tõesti kõik asjad jooksevad üle pea ja sa ei tea enam, mida teha. Ja sinu jaoks muutub see asi selliseks, et see ei ole enam seda väärt. Selleks, et liikuda edasi sellest kohast järgmisele tasemele, on vaja siin lahti lasta eelkõige väga suurest kontrollist ja lasta ennast usaldusse. See on see ohverdus, võtta see risk jälle, et ma usaldan ennast oma meeskonnale näiteks. Ma usaldan, et nad viivad minu asja edasi näiteks. Selgelt ennast väljendada, et küsida abi, võtta vastu see abi. Et need on need kohad, need on need osad enda sees, millest me niivõrd kõvasti kinni hoiame. Aga mis on need asjad, mida me peame ohverdama? Justkui osa iseendast selleks, et jõuda sinna, kuhu me tahame jõuda. See on julgus olla haavatav, julgus minna usaldusse, julgus mõelda, minna nii-öelda all in ja võtta vastu kõik potentsiaalne jama, mis sellega kaasa võib tulla. Sealt tuleb areng, ennem ei tule.
ja vot sellised mõtted täna sulle siia. Ehk siis ära mõtle lineaarselt, mõtle võimendatult ja mõtle, mis on see muutus, mis on see ohverdus, mis on see osa sinust, mis peab jääma selja taha, et saaks tulla muutus, sinu reaalsus, et sa saaksid olla edukam. Ma soovin sulle vägevat alanud nädalat ja me kohtume sinuga järgmisel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau.